Oleme jõudnud Pamplonasse. Tutvumist linnaga alustame huvitava ja suurejoonelise monumendi juurest, mis on pühendatud Pamplonas toimuvale pullide jooksule. Aga sellest sündmusest veidike hiljem. Pamplona ehk baski keeles Iruña kirjutas maailmakuulsaks oma romaaniga Ja päike tõuseb Ernest Hemingway, kes elas siin Hispaania kodusõja ajal. Ameerika režissöör Peter Wirtel tegi romaanist 1957. aastal filmi. Enamus filmivõtteid tehti just siin, Pamplonas. Hemingway kohalolekut on siin näha ja tunda kõikjal. Härjavõitluse areeni ees seisab kirjaniku püst. Tema nime kannavad linnas kohvikud, baarid ja ka tänavad. Liigume edasi vanalinna poole. Meie tee tõkestab aga lõbus inimrongkäik. Rahvariides baskid mängivad pille, laulavad ja tantsivad otse rongkäigus liikudes. Nendega liiguvad kaasa ka hiiglaslikud inimesi kujutavad nukud, üle 3 meetri kõrgused gigandid. Õnnestub teada saada, et on käimas traditsiooniline iga-aastane jüripäevaga seotud fiesta. Ja meie juhtusime siia juhuslikult just sel päeval. Pamplona tähtsaim sündmus on aga igal aastal linna kaitsepühaku San Fermini auks toimuv festival oma pullide jooksuga. Pidustused algavad 6. juulil ja kestavad nädal aega. Selle aja sees külastab Pamplonat üle 1 miljoni inimese üle kogu maailma. Kui rongkäik on möödunud, pääseme edasi liikuma. Nüüd on paras aeg tuua ära mõned põhilised faktid Pamplona kohta. Linn asub Arga jõe ääres Lääne-Püreneede jalamil. Ta on Baskimaa ajalooline pealinn. Asutati 74. aastal enne Kristust roomlaste poolt. 8. sajandil oli Pamplona Navarra kuningriigi pealinn. Siis vallutasid linna maurid ja sajandite jooksul vahetusid erinevad vallutajad ja valitsejad. Kuni 1512. aastani, mil Pamplona arvati Hispaania kuningriigi koosseisu. Linna õitseng algas aga juba 11. sajandil, kui hakkasid saabuma palverändurid, kes suundusid siit edasi Santiago de Compostelasse. Tänapäeval on Pamplona majandus aluseks turism, masinehitus ning keemia, paberi ja toiduainete tööstus. Olemas on 2 ülikooli ning Navarra muuseum. Kirikuid on palju. Tuntum neist on 14. sajandil ehitatud Cooti katedraal. Püha Laurentiuse kirikus asub aga linna kaitsepühaku Sant Fermini kabel.
Linna militaarset minevikku meenutavad 16. kuni 18. sajandini ehitatud müürid ja endine tsitadell, mille alale on rajatud kaunis park. Tsiviilhoonetest on silmapaistev 18. sajandist pärit barokkstiilis raekoda, mille esisele väljakule kogunes ennist nähtud rongkäik ja algas lõbus pilku püüdev tantsupidu. Peale toredat vaatemängu raekoja juures liigun ka mina edasi. Otsin üles vanalinna peaväljaku, Plaza de Castillo. Väljakut ümbritsevad restoranid, kohvikud ja hotellid. Paljud on veel samade nimedega, mis Hemingway ajal. Just siin platsil, mõne kohviku terrassil meeldis kirjanikule kohvi juua ja väike trink teha, samal ajal romaani kirjutades. Mina lugesin raamatut ja päike tõuseb juba möödunud sajandi 70. alguses ja see meeldis mulle kohe. Kuid kes oskas siis ette kujutada, et 45 aastat hiljem olen ise siin, samas paigas, kus tegutsesid raamatu kangelased. Võtan istet ühes välikohviku lauas, tellin klaasi veini ning naudin sooja kevadpäikest. Nii mõnus on olla, sest tean, et päike tõuseb jälle ka homme. Seega, sinu terviseks, Pamplona!